räägime Sara Grossani raamatust Üks. Sara Grossan avaldas selle teose 2015. aastal ja eesti keeles on ilmunud raamat 2017. Kui raamat ilmus, siis sai ta kohe ühe mainekama lastekirjandusauhinna Carnegie medali. Eestis on ka raamatul juba päris mitu auhinda ja palju andunud lugejaid. Raamat on ilmunud kirjastuses Varrak ja selle on tõlkinud Kristiina Uluots. Sara Grossan on iiri kirjanik, kes on oma intervjuudes öelnud, et ta pole kunagi tahtnud saada kellekski muuks kui kirjanikuks. Nõnda ta õppiski kõigepealt filosoofiat ja läks seejärel üle loovkirjutamise kursustele ning asus kirjutama kõigepealt just raamatuid täiskasvanutele. Kuna need kõik aga jäid tal pooleli, otsustas ta kirjutada noortele ja sestajast saati ongi ta üsna tunnustatud noortekirjanik. Sara Grossani raamatud on erilised selle poolest, et tal on väga huvitav stiil. Üsna paljudes raamatutes kirjutab ta küll proosas, kuid tema tekstid on kõik vormistatud lühikeste ridadena nagu luule. Seepärast on Sara Grossani raamatuid hästi lihtne lugeda just stiili poolest, aga samas on nendes palju suuri ja sügavaid mõtteid. Sara Grossan iga oma raamatu jaoks teeb hästi palju eeltööd. Ta vaatab dokumentaalfilme, ta uurib erinevaid uurimusi, teadusartikleid, nii ka raamatu Üks jaoks. Raamat Üks räägib puusast kokku kasvanud kaksikutest, Grace'ist ja Tipist ja nende perest. Nende peresse kuuluvad veel isa, ema ja noorem õde Lohe. Grace ja Tipi on ise 16-aastased ja peavad minema esimest päeva kooli, sest perel on raha otsa saanud ja tüdrukud ei saa enam koduõppel olla. Nõnda peavadki nad minema avalikkuse silmade ette varasema kodu kaitsva külje alt. Grace ja Tipi on küll puusast kokku kasvanud, kui nad on täiesti erinevad inimesed. Grace on tagasihoidlikum, vaiksem ja leplikum ja tunneb süüd sellepärast, et tema pere on neile Tipiga nii palju raha kulutanud ja peab nende pärast nõnda virelema. Tipi aga on särtsakam, julgem ja ka mässumeelsem ning julgeb kõik oma arvamused välja öelda. Alguses tüdrukud ei taha minna kooli, kuid lõpuks, kui nad sinna satuvad, leiavad nad endale sealt sõpru ning on vaimustuses oma uuest elust. Pereelu toob aga märksa rohkem igasugu probleeme kaasa, kui nende ema vallandatakse. Ja Tipi ja Grace'i noorem õde Lohe tahab minna balletireisile ja ei saa, siis otsustavad tüdrukud lasta teha oma elust dokumentaalfilm, mis pere jälle majanduslikult järjele aitaks. Sara Grossan uuribki põnevalt, kuidas meist erinevad teistsugused inimesed saavad hakkama maailmas, milles hinnatakse enam tavapärast ja tavalisust. Ta uurib ka, kuidas eriliste inimeste fookusesse tõstmine meedias mõjutab nende inimeste elu. Kõige rohkem aga kerkivad raamatus esile siiski noorte omavahelised suhted. Olgu neid siis õdede ja vendade omavahelised suhted või siis noorte omavahelised suhted. Sara Grossan ise on öelnud, et ta on väga tänulik, et tal on olnud võimalik kirjutada raamat Siiami kaksikutest. Just nõnda on ta õppinud tundma, mida tähendab olla inimene, mida tähendab olla üksik indiviid ja mida tähendab armastada ja kuuluda kellegagi kokku. Üks. Sara Grossan. 2 õde, 2 südant, 2 unistust, 2 elu, 1 keha. Õed. Siin oleme meie, täiesti elusad. Kas pole see imeline, et me üldse oleme olemas?
Start. Ema ja isa valmistavad mind ja Tipit ette esimeseks koolipäevaks, nagu hakkaksid nad astronautte kosmosesse saatma. Kõik päevad on puu püsti täis visiite. Nad käivad meiega psühhiaatrite, eriarstide ja hambaarsti juures. Siis värvib vanaema meile triibud juustesse ja teeb küüned korda, et oleksime valmis oma suureks avalikuks esinemiseks. See saab olema vapustav, kinnitab ema, teeseldes, et tegelikult ei visatagi meid ainsagi relvata lõvide ette. Ja isa naeratab viltuselt. 10. klassi läinud Lohe pööritab silmi ja näpib oma kampsuni kättist. Oh, jäta nüüd ema. Ära tee nägu, et see saab kerge olema. Noh, kui see minus viha tekitab, tulen tulema, teatab Tipi. Ja Lohe kostab see peale, ma vihkan kooli. Kas mina võiksin koju jääda? Vanaema vaatab kohtunik Judit. Miks peaks keegi kooli vihkama, kätsatab ta. Plikad, need on ju elu parimad päevad. Kohtate koolis oma kallimaid. Isa vaatab mujale. Lohe punastab. Ja ema ei ütle midagi. Sest nad kõik teavad, et armastuse leidmine on asi, mida iial meiega ei juhtu. Huntide seas. Teid ei visata ju huntide ette, ütleb direktriss proua James ja tutvustab meile Jasmine'i, õpilast, kellest peaks saama meie teejuht ja ka sõber mõnda aega, lisab proua James. Ema ja isa näevad tundvat kergendust, just nagu see silma torkavalt erkroosa juuksetuti ja kondiste randmetega tüdruk suudaks eemale tõrjuda suuremaidki asju kui koiliblikad. Püha müristus! Te olete ju vapustavad, ütleb Jasmine, ilma et ta näolt paistaks jälestust. Ja see on minu meelest päevale üpris kena algus. Pealegi see, mida ta ütles, on tõsi. Jah, tõesti. See on vapustav, et me jäime ema üsas ellu. On vapustav, et me sündides ei surnud. On vapustav, et oleme elus püsinud juba 16 aastat. Aga mina ei taha olla vapustav. Siin küll mitte. Tahan olla sama igav kui kõik teised. Ehkki Jasmine'ile ma seda ei ütle. Ma naeratan ja Tipi ütleb aitäh. Ja seejärel läheme oma tillukese roosajuuksese kaitse järel mööda koridori klassi. Võib-olla enamatki. Oma tobedatest juustest ja habrastest luudest hoolimata pole Jasmine mingi õrnake ega siidikäsi. Ta sõimab igaüht, kes meie poole viltu vaatab ja ähvardab sõrmeluud murda sel 9, kes meid nähes irvitama hakkab. Jasmine'il ei ole kaaskonda nagu kõige ilusamatel tüdrukutel, õõtsuvate rindade ja olematu tagumikuga blondidel, kuid sellegi poolest ei taha talle keegi jalgu jääda. Ja näib, et tal on üks ainus sõber, vahest rohkemgi kui sõber, poiss nimega Jon, kes kunstiõpetuses end meile tutvustab, sirutab käe ja vaatab kordamööda Tipi ja minu otsa, nagu oleksime tõesti 2 eraldi inimest. Kõige hullem asi. Luristades oma külma jogurtijäätuse lõppu, kuulen kedagi lausavat. Siiani kaksikuteks sündida on ilmselt kõige hullem asi üleüldse. Ja mitte keegi ei naera, sest see pole nali. Need sõnad märgivad väga kurba tõde. Ometi tean ma 100 asja, mis on hullemad kui elamine koos Tipiga. Hullemad kui elamine selles kehas ja olla see, kes olen alati olnud. Ma tean 1000 hullemat asja, isegi 1 000 000, kui keegi peaks selle kohta küsima. Ükskõik mida, aga mitte. Tipi niheleb mu kõrval voodis ja võtab siis oma telefoni välja. Selle valgus helendab ta näol. Sul on midagi südamel? Küsin. Ootan. Mis ega poleks. Tipi pöörab pea kõrvale ja vaatab mind minu enese kurva näoga. Oh, Grace, lausub ta. Tipi pilgutab minu enese silmi ja hammustab minu enese huulde. Me oleme nii üks, et mõnikord muutub ta mulle vastumeelseks. Mul on kõrini iga jumala päev vahtida justkui peeglisse. Me võime koolis käia, jätkab Tipi, ja tööd leida ja autot juhtida ja ujuda ja matkamas käia. Sa ju tead, Gracie, tulen igale poole kaasa. Ükskõik mida vaid tahad. Ainult ütle mulle ja me saame sellega hakkama. Me suudame kõike.
okei, vastan mina. Kuid me ei saa mitte kunagi armuda. Kas sa saad sellest aru? Jah, sosistan. Ma saan aru. Kuid õe hoiatus tuleb liiga hilja.